Kasepargi rekonstrueerimine on keeruline töö, sest kaitsealal olevad kivid ja puud peavad suures mahus puutumata jääma. Võimaluste piires ühildatakse rajad juba olemasolevatega ning pargiteed saavad turvalisemaks LED-valgustusega. Keset parki tuleb selline ala, kus me võime erinevaid väliüritusi teha. Ütleme niimoodi, see on ka ümbruskonna inimestele hea, kui keset parki niimoodi, et hiljem me ei sega. See on punkt 1. Punkt 2 tulevad nõndanimetatud sellised väiksed taskud. Siia tuleb lausa 2 koerte jalutusala, üks on väikestele koertele, teine on suurtele koertele. Nii, loomulikult on emadele väikeste lastega tulevased taskud erinevas vanuses lastele, erinevad mänguväljakud. Neid saab siin päris palju olema. Ja kolmandaks siin mitte väga kaugel noortekeskuse juures on olemas üks selline skatepark, aga see skatepark on täna ülekoormatud. Siia tuleb siis skatepargi edasiarendus, kus on, ma kujutan ette, et noored inimesed saavad tõesti oma spordiga tõsiselt tegelda. Kaseparki tuuakse uued pargipingid ning ametisse pannakse ka pargivahid.